Et aru saada, kui palju Eestis prügi sorteeritakse ja kuidas sellest väärtuslik materjal saab, tuleb alustada algusest. Ehk sealt, kuhu kõik inimesed enda vähem või rohkem sorteeritud pakendid jätavad. Aia taha prügikasti või kotti. Tegime kaasa ühe ringi prügiautoga. See vist on pakendi ei ole või? Nagu falsetist kuulete, ei olnud prügitiiru algus just eriti enesekindel. Asjatundmatu ajakirjanik lihtsalt ei tea, kuidas nipsust ära tunda pakendijäätmeid. Aga üsna kiirelt tehti mulle reeglid selgeks. Me otsime tegelikult kollaseid kotte, aga see ei pea olema ainult kollane kott, vaid võib olla ka konteiner, prügikontteiner, kus peal on kollane silt ja siis sealt võtame ära ja valame siia auto sisse. Kusjuures kottide värvus pole suvaline. Ja kollane on sellepärast, et me näeksime läbi, et siin oleks õiged jäätmed sees. Et kuigi siin must kilekott on sees, mida ma olen ise näinud, siis ilmselgelt mina seda kaasa ei võta, mina teen pildi, jääb maha, sest ma ei tea kunagi, mida see klient tegelikult ära tahab anda. Ideaalist ta võiks olla ikkagi läbivaistava kotiga, kõik see asi, mis siin sees on. Nii, aga see nüüd läheb... Selle me viskame selles mõttes peale, võtma siit natukene käega katsusin, siin on tundnud on plastikkarbid, nagu ma ütlesin, tegelikult käega ei ole hea katsuda, kuna sa ei tea, kas siin on klaas sees või mitte, sa võid ennast vigastada sellepärast on meil alati kindad käes. Lisaks kinnaste kandmisele on veel nippe, mida prügiringil tasub jälgida, sest muidu võib karjäär lühikeseks jääda. Mulle öeldi, et sealt ei tohiks välja tulla hüpates, vaid võt niimoodi, sest vastasel juhul see lõhud oma põlved ära, aga ma ei peaks siin nii palju jutustama, vaid rohkem tööd tegema. Nii, oi, märk on see. Nii, see on üks maja. Ja siia tuleb alati uus kilekott, kollane kilekott ka juurde panna. Võtan selle. Ja. See on hea sorteeritud prügi. Kas viskamisel on ka mingi tehnika, kuidas? Ei ole. Üsna ruttu sai selgeks, et tegelikult ikka on küll. Oi, näed, esimene kord ei saanud katkuma nii. Prügitiiru tegime keskmisest jõukamas eramajade piirkonnas ja kiiresti selgus, et siin sorteeritakse korralikult. Sellele on ka selgitus. Siin seda anonüümsust nii-öelda on vähe, sest me ikkagi teame, kes see klient oli, kelle käest me selle materjali saime. Kortermajas on rahvast palju, seal ikka mõni üritab pakenditsega mingit muud asja ära sokutada, seal nagu tuvastada, kes seda tegi, on nagu keerulisem. Seda ma oskan jälle oma naha pealt öelda, olles korteriühistu esimees, et ma tean väga hästi, mis seal toimub. Ja avalik park on see on selline, et tore, et ta on, aga see on tegelikult suht nuhtluseks meil ka ikkagi, et sealt tuleb ikka sellist kraami, mida nagu sinna sorteerimisliini peale ilmselgelt ei laseks. Et seda teooriat testida, korjasime prügiga kortermajade konteineritest. Siin on juba päris täis, nii et ongi õige ringi aeg, eks ole. Oi, siit tagant on nüüd ära liikuda muidugi. Siin tundub jälle, et on päris kenasti seda, ei ole mingisugust ülemäärast materjali. No see minu muidugi siukse, mingid vedelikud tulid ikka välja muidugi. Terve piimapakk tuli välja sealt. See vist ei sega. Tegelikult segab küll, aga piim on veel talutav. Kus nüüd on mingi õlikanister seal sees, press surub selle laiali, kogu see krempel, mis meil siin peal on, see kõik on nagu põhimõtteliselt mootoriõli täis. Või see rikutud? Põhimõtteliselt on see rikutud, jah, et sellega ei ole nagu mitte midagi teha. Iga järgmine konteiner kinnitas, et kortermajades sorditakse prügi lohakamalt. Siin on näha, et siin vahepeal ikka tuleb mingisugust rõvedat vedelikku tuleb kodelt. Ja siin on üks toss oli ka, mida ma nägin sees, nii et kompsi, ehk siis vahel nii, vahel naa. Ühe ringiga korjatakse peale võimalikult palju prügi, et auto ei peaks mõttetult ringi sõitma. Kokku mahub veokisse kuni 10 tonni prahti. Nüüd on kõik need pakendid peale korjatud ja lähme Suur-Sõjamäele pakendi sorteerimis keskusesse just nimelt. Suur-Sõjamäe keskusesse veetakse prahti kokku üle Eesti. Esmapilgul tundub see lihtsalt üks tavaline prügihunnik, aga professionaalid nimetavad neid hoopis jäätmeteks.
jäätmed on need jäägid meie elutegevusest, millest me saame midagi välja sorteerida. Prügi on see, mis on juba sorteerimise jääk. Suurest hunnikust võtab kopp ligi 100-kilose ampsu ja viib selle liinile, mis erinevaid tehnoloogiaid kasutades sorteerib jäätmed ise ära. Teepaketeerija tõmbab lahti kõik kilekotid, millesse on pakend pakendatud ja see suunatakse sinna üles liini peale. Aga alt liini pealt võetakse välja klaas, pöördvooluseadmega alumiiniumit sisaldavad materjali ja magnetiga metall. Kokku sorteeritakse siin ligi 1700 tonni materjali kuus. Kui üks prügiauto kogub ringil ligi 10 tonni jäätmeid, siis kui kaua võtab aega nende sorteerimine? Selline autotäis seda jäädet käib siit läbi 2-3 tunniga ja me sorteerime selle materjali kõik ära. Vanasti tegid kogu töö ära inimesed ning neil kulus ühe autotäie peale umbes 4 korda kauem aega. Kuid tänagi pole nad liini äärest täiesti kadunud. Siit me näeme hästi, et inimese silm on ikkagi kuningas, sellepärast et kuigi see suur masin oleks pidanud joogikartongid juba välja selekteerima, siis viimase valiku ja viimase otsuse siin teeb ikkagi inimene. Juhul, kui sinna on sattunud mingisugust võõrist, siis nad võtavad selle välja. Hästi oluline on saada võimalikult puhas materjal, sest ümbertöötlejad soovivad meilt materjali, mis on 98% puhtusega. Kahjuks ei ole ka see süsteem ideaalne, sest sorteerimisliini jääkidesse ehk prügisse satub vahel siiski ka väärtuslikku materjali. Mingil põhjusel on see automaatliin välja võtnud ka tetrapakendi siia sisse, kuigi see võiks minna meile materjalidesse. Ja nüüd siin on piimakile. Kahjuks piimakile on ka tänasel päeval selline materjal, mis on erinevatest kilekihtidest kokku keevitatud ja tegelikult ümbertöötlejad seda materjali ei soovi saada erinevalt joogikartongist. Mis mõte siis üldse on piimapakke sorteerida, kui nendega midagi peale pole hakata? Sest tulevikus võib see muutuda ning seepärast peaks piimakiled ikkagi pakendi prügisse panema, kusjuures neid ei pea pesema, piisab vaid paki tühjendamisest. Sorteeritud jäätmed pressitakse kokku ning viiakse laoplatsile. Võib jääda mulje, et üks plastik kõik, kuid tegelikult on materjalid tüübi järgi paigutatud ja kannavad eri nimesid, nagu näiteks polüpropeen ja polüeteen. Nüüd võib öelda, et ma põhimõtteliselt juba kümlen siin väärtusliku jäätme sees, sellepärast, et siin ühel pool on piimapakendid, mahlapakendid ja selja taga on mingisugused arusaamatud plastmass asjad ja siin on kõik šampoonid, pesupulbrid, kõik võimalikud ümbrised, siin on kõik erinevad tuntud brändid ja siit läheb see kõik edasi juba ümbertöötlemisse. Ümbertöötleja plasti helvestab ära, peseb puhtaks ja granuleerib ja müüb selle edasi siis tootetootjale. Kui me vaatame näiteks pabermaterjali, mis meil on seal teises laos, siis selle ostab kokku paberitootja, toodab paberi ja müüb selle edasi näiteks paberpakendi tootjale. Aga kõige lõpuks küsisime, miks ikkagi on nii, et inimesed näevad, kuidas olmeprügi ja pakendid kallutatakse samasse autosse. Meil on 2 kambriga autod, et ühte kambrisse saame me koguda ühte jäädet ja teise kambrisse teist. Ja nüüd need inimesed, kes tegelikult sellest tehnilisest võimekusest ei ole teadlikud, nad arvavadki, et kõik läheb kokku.